Tere hommikust, 8. jaanuar, Saaremaa Loomaaia kanal ja siis ongi uus aasta, on ju. Et nagu te näete, siis meil on, nüüd on talvepäev luma, on ju. Jõuludeks ei tulnud lund essugi ja nüüd on lund nii palju, et ei mahu kuskil ära, et kaevandame reaalselt loomaaedadest välja lund, mis on päris karm, aga praegu loen väikse kanku siia autosse ja lähen tooma kütust siis Avandile. Avant seisab mul praegu seal. Ühesõnaga torm oli ja tormiga lendas mul ära. Ühesõnaga torm tuli ja siis minu see 20-liitrine kanister lendas kuskil tuulega, sest see oli tühi ja tuli kohe suur lumi peale. Kohe pan turva, ärge muretsege. Ühesõnaga ja lendas suur kanister kuskile, niimoodi kohe tuli lumi ja lume alla ta jäi ja kuna lund on nii palju, et siis ma liiased üles, siis mul on praegu ainult 10-liitrine kanku, et Avandile, kui ma teen nüüd niimoodi lumelükkamistööd siin päev läbi hommikust õhtuni, siis see 10 liitriga ma saan 2 päeva tööd teha, ehk siis pool paaki. Ma vaatan, et ma arvan, et Avandil on 20 liitrine või 25-ne, võib-olla 30 ka täpselt, ma ei teagi. Aga ühesõnaga see 10 liitriga ma saan teha tegelikult 2 päeva siis tööd talvel külmaga. Praegu näitab auto ainult, et -6. Kõige külmem öö, mis meil oli siin -18 näitas. Aga selles mõttes on nagu hästi, et loomadel on hästi, seepärast kõigil on oma soojendused, soojapirnid, kõik asjad, kõik naudivad täiega. Jah, lume siis väga keegi täntsata ei taha, aga no sellest pole midagi. Nii et lähme toome kütust Avandile. Nii, diisel siis Avandisse läheb diisel ühesõnaga ja Alexilas me tankimas käime. Et võiks olla suurem kanku, aga ma saan praegu sellega hakkama, nii kaua kui lumi ära sulab, siis otsime oma suurem kanistri üles jälle. Nüüd lähme paneme ühesõnaga Avandi tööle. Valame kütuse sisse ära, paneme Avandi tööle, laseme ta natuke soojeneda, enne kui me midagi tegema lähme, aga täna ma ei pea väga palju lund lükkama. Selles mõttes on puhas lust, sellepärast, et mul on täna pole öös sadanud, muidu ma on 3 ööd järjest lund tulnud niimoodi, et teed päev läbi tööd ära ja siis hakkad hommikul otsast pihta. Hästi tühi töö on see lume lükkamine, midagi ei ole teha. Et meil ei ole niimoodi nii palju lund ammu olnud ka. Et tegelikult on äge. Aga see tähendab seda, et ma saan teha savikojas ka asju. Seda, lihtsalt ongi kõik on pausi peal, kõik on puhkusel selles mõttes, et ehitada ei saa. Lihtsalt survival mode on, et asjad ära ei külmuks, et loomadel oleks hea. Siis ongi lükkame lund, vaatame sükest, aga nagu sükest mingit edasiarendust või sükest suurt füüsilist nagu rohkem teha ei saa. Kuigi lumelükkamine ka füüsiline, et lihtsalt eile tõin heina põllu pealt, teed lumerajad pead lükkama põllu peale välja, siis lähed oma lumakatte või selle heinakatte võtad lahti, siis saad lume alt üritad oma heinakatte saada. See võtab juba väga palju aega võrreldes sellega, mis ta muidu võtaks. Ehk see lumi teeb nagu elu hästi palju raskemaks küll. Aga ma ei kujutaks ette, kui me peaks ilma selle Avandita midagi tegema praegu. Põhimõtteliselt nagu, mul on selline tunne, et jääks tegemata. Et hämmastav, kui palju üks masin nagu aitab nagu elus edasi. Et see on nagu mega, see on päriselt on ka mega. Et praegu seisuga meil on Avant siis ju maini, ehk siis toodi meile Sami poolt kasutada 9 aastaks. Et nüüd me näemegi seda, et mis nüüd edasi saab, selles mõttes, kui ta nagu mais ära viiaks, siis on nagu ausalt, ma ütlen ausalt, ma ei tea, mida me siis edasi teeme, seepärast, et see on nagu mega, mida me suudame ja mida me saame teha tänu sellele masinale. Muidu peab nagu kõik asjad ümber mõtlema jälle. Et see on hästi palju aidanud meid ja nagu aitab praegu ka veel ja kevadel üritan ka nagu ette veel teha neid teid asju killustikku vedada, nii et hämmastav jah, et täna mul ei ole väga palju lükada, et ma lükkan lihtsalt mingid asju kokku veel, mingid lumehunnikuid ja teen mõned rajad veel juurde, et nagu elu lihtsamaks teha. Ja loodame, et praegu nagu lund juurde ei tule ka, et siis on nagu korraks lume lükkamise töö tehtud. Aga varsti jõuavad meil juba sandwichpaneelid, mitte täna, aga mingi lähipäevil, siis peab juba tõstma need maha. Et me näeme, et see masinad on nagu vaja igas etapis. Vähemalt see on maaelus. No nii, ma olen teinud tööd mingi 5
10 minutit maksis õues on -7-8, siis see tähendab seda, et kabiinikavant on ikkagi nagu luksus omaette, siis ma olen T-särgi siin sees ja mul on ikka soe. Peaks nagu soojendust maha panema, onju. Et ma ütlen ausalt, et ma ei kujutaks ette, kui praegu külmas peaks tegema ilma kabiinita. Et see on küll väga suur väärtus, on see kabiin. Kõik need rajad, mida ma siin sõidan, on tegelikult meil juba vandiga lükatud, onju. Ja need olid eile hommikul tegin need siis eile hommikul 7 hakkasin lükkama, kuna töövalgus on hea, siis ma saan seda teha ja praegu ma lähen siis sinna tegema, kus ma ei jõudnud teha hommikul kohe. Et praegu ma teen siis nagu natuke koristustööd üldist, sest homsest tahavad seal loomad jälle lahti, siis peavad olema rajad sees. Aga ma ei kujuta, tegelikult seda ühe käega on raske teha. Väga raske. Seepärast on, ma mõtlen, et ma filmin praegu ja siis lükkan samal ajal seda nagu ei juhtu. Sellepärast, et mul on vaja seda joysticki, siis kangi kätte, millega kogu see kopa liigutamine käib. Ja kui ma praegu poleks seda teha, siis see hakkaks väga põhiselt olema. Ehk siis sõidan siia kohale ära. Keegi on siin labidega möllanud isegi juba. Sõidan siia kohale ära ja siis natuke lükkan lund niimoodi, et ma ei räägi. Tõenäoliselt katteplaanideks panna siia sama jutu peale. Et ongi jah, et 2 käe töö, aga väga mõnus ja soe, naudid ilma tegelikult, ilm on ilus. Lihtsalt lükkad lund ja oled rõõmus. Et asendamata masin, täiesti hämmastav. Nüüd ma olen siis Savikojas, ma olen Savikojas siin õhtuti natukene treeninud ja üks päev ka, kui selline tuiskas ja polnud mõtet lund lükata, sest tuisuga pole mõtet. Las saab tuisk läbi, siis lükkame. Ühesõnaga, kõik need parklad ja kõik need asjad on tegelikult siis siin päris suured alad, mis tuleb lükata, aga sellest ei ole midagi. Talv on see aeg. Ühesõnaga, ma teen tasse, siis ma eelmkord näitasin teile ka, kuidas ma hakkasin just treima, neid treisin on ju. Et nüüd mul on tehtud siin mõned juurde, need on juba sangad küljes, need on kaunistatud, mis on kaunistatud, mis ei ole, selles mõttes siukesed ja savidega kaunistatud siis, et need on lihtsalt erinevad värvisavid ja siis üks päev ma treisin siis, mitu neid on siis, 6-12 tassi, nüüd 12 tassi tuleb nüüd ära puhastada, siis ma pakin nad uuesti ära, teen sangad ja siis paneme sangad külge, aga ma ei tea, kas ma kuna seda tööd saab ka jupitada tänu sellele, et ma saan nad pakkida kile sisse, siis ma ei tea, kas ma jõuan need sangad täna panna, sest kogu aeg mingi tassi vahele. Täpselt ei tea, mis saab, on ju, päevaga siis vahepeal teen, ära jõuan ma puhastada nad niikuinii. Et see on niisugune kindel värk, mis tuleb ära teha. Puhastamise jaoks peab olema treiratas puhas, nii või naa puhas, vana savi võtame küljest ära, mis on jäänud siia kuivama ja siis seda osa on nagu vaja on ju puhtana. Ma siis räägin nüüd nendele, kellele savitöö pakub huvi, et ma loodan, et neid on ka mõni. Sest keraamika on päris äge tegelikult. Et nii, vaatame. Nad isegi ei ole väga üle kuivanud, mis on üllatav. Ühesõnaga, kruus on suur praegu, kui ta kuivab, läheb hoopis väiksemaks. Ma võtan nad kõik välja praegu, sellepärast, et tundub, et nad tahaks isegi natukene rohkem õhku saada. Vaatame. Asjad välja võetud on ju ja kruuside ja üldiselt asjadega, millele tahate midagi külge panna, ehk siis me tahame kruusile panna sanga on ju. Ja kõik, millele tahate midagi külge panna, tuleb puhastada suhteliselt pehmest peast. Ehk siis see on kõik, mis need oleks näiteks need topsid, millele ei tule sanga, nendel ma laseks veel kuivada, sest puhastada on natuke lihtsam, kui ta on tahkem, aga kui me tahame siia midagi külge liita, siis ta peab olema võimalikult pehme, seepärast et tahke asja külge juba midagi panna on nagu hoopis keerulisem on ju. Seega võimalikult pehmelt puhastame ära kruusid. Nii, kinni ta on. Kinni ma panin ta siis niimoodi, et vesi vahele, veerõngas vahele, surume vastu treiratast, tekib vaakum ja ta on kinni seal. Et siukene. Ja see puhastamine on siukene peenutsemise töö, ütlen mina selle peale, seepärast, et
minu jaoks ei ole asi enne valmis, kui ta ei ole viimistletud korrektselt, ehk siis kui põhi ei ole puhastatud, siis ta on juba madalam tase ja ei ole lõpuni viidud see töö. Et algus tihtipeale on see, et inimesed ei viitsi nagu vaeva näha selle põhja viimistlemise asjadega, aga tegelikult, kui me tervikut vaatame, siis see on üpris tähtis, et vorm saaks tervikuks ja et kõik see käsitöö oleks nagu eriline. Mitte, et see ju teda praktiliselt kuidagi muudaks. Kuna savi on suhteliselt pehme, siis ta nagu tahab uuesti kinni jääda. Siis see ongi see, millest ma rääkisin, et oleks lihtsam puhastada, kui ta on natuke tahkem, aga siis ei hakka enam sang külge normaalselt. Ja peab rohkem vaeva nägema. Ehk siis pigem puhastage pehmemalt ja pärast sangu kindlalt kinni. See hea rahustav töö. See urin, mis ma tagasin on, see on see, et mul on väike sooja puhuri pain sisse, et mul on siin niisugune hästi pisikene radikas, mis hoiab niisugust plussi siin normaalselt sees, aga ta ei pea olema ju väga soe, kui ma siin tööd ei tee. Ja siis, kuna ruum on hästi väike, siis ma panen korraks sooja puhuri ja kohe ongi tuba soe. See mõttes ma saan hästi nagu kiiresti soojaks. Selle koha pealt on see väike savikoda nagu hästi lihtne ja kiire. Et ma saan tulla siia, pumps, korraks kohe sooja puhur sisse ja ongi olemas, saan tööd teha ja saan nautida seda savi tegemist. Nii, ja kui ta on põhi on puhastatud, nii nagu ta praegu on, siis natuke loksutame, võtame lahti. Hästi natukene, kuna ta tõesti muudab vormi veel, ta on nii pehme, siis praegu ka teeme svammi natukene märjaks ja silume uuesti selle ära. See äär on siis natuke saab nagu hästi vähe muutub tänu sellele, et me surume ta siia kinni. Ja ongi olemas, tassi põhi on puhastatud. Kõik 12 tassi on siis puhastatud ja nüüd hakkab sangade aeg. Sangade lüpsmine on niisugune asi, mis tekitab inimestes hästi palju rõõmu tihtipeale. Sest lüpsmine kui selline ongi kadunud oskus, eriti kui me räägime sanga lüpsmisest, tundub veider ja naljakas, eriti kui on grupp inimesi koos, aga sellest ei ole midagi. Ühesõnaga siukene pruunikas savi on meil. Praegu on nagu 12 tassi ühest savist, see on nagu lihtne, teeme järjest kõik sangad valmis, laua peal see valmis ja siis natukene kuivatame neid sangasid ja hakkame külge panema. Et sanga lüpsmine, suur käntsekas savi kätte ja järjest hakkab siis see lüpsmine pihta. Et see käib nagu treimisega koos, et tihtipeale kuldreegel on see, et kui on treitud tass, siis võiks olla lüpstud sang. Et siukene. Aga muidugi ei pea. See võib ka olla täiesti. Kuidas? Nii. Seepärast ongi see lüpsimine kuidagi hästi lõbus inimeste jaoks, et kui mõte läheb vasakule, siis on alati lõbus. Et nüüd ma lüpsangi 12 sanga siis kokku ja siis hakkame külge panema neid. Ilm on nii ilus, jumala äge. Mu täiega meeldib. Lõpuks ometi saab savikoas olla. Viimane kord ma olingi ju savikoas tegelikult. Sain nagu asju teha siis, kui oli veebruar. Ehk siis sinna maani pole nagu ilm nagu käest ära läinud niimoodi, et tööd ei saaks teha. Praegu ka. Nüüd on lumi lükatud, nüüd saab istuda savikojas. Natuke peaks pillimängu karjutama, aga tegema siis neid natukene loovaid asju, ütleme siis nii. Aga see savi asjade tegemine on niisugune suveks ette tootmine, et nad on ju kõik meil siin poes müügil, minu tehtud asjad, mis mul vähegi on. Seega see on niisugune, et ma teen nagu toodet justkui ette suve hooajaks, nii et see on hea, et see aeg tuleb vahel, et saab teha. Kaupa on ka vaja. Sangad valmis, uskuge, ärge uskuge, ma sai täpselt 12 sanga pluss väike tükk jäi üle sellest samast käntsakast, mis ma võtsin. Et ainuke hetk nüüd, kui ma kasutan mingit sooja puhurit või fööni, vahel päris leeki, siis on see, et ma teen sangad kohe natuke kuivemaks, sest ta on niisugune väga lägane savine.
et siis põhimõtteliselt nendest sangadest, millest ma pihta hakkan, ütleme, et ma hakkan siitpoolt pihta, siis nendest ma kuivatan natuke nagu ära, et ma saaksin teda käes hoida. Muidu ta on niisugune täitsa vedel. Et nende kuivatamiseks ma siis teen natukene seda föönitamist. Need, mis siin tagapool on, nendeni ma jõuan alles selleks hetkeks tõenäoliselt, kui nad on juba nii tahked, et ma ei pea neid föönitama. Et esimesed tuleb ära natuke föönitada, aga see on ka põhimõtteliselt ainuke hetk, kus ma mingit soojapuurt asja kasutan. Et üldiselt, või siis mingid eriprojektid, aga üldiselt nagu treipingi pealt tulevad nad vedelalt maha ja ega ta väga nagu savi nagu see sundkuivatamist tegema ei pea. Nii, sang. Sang tuleb siis igal tassil tuleb valida õige koht, kuhu ta võiks minna. See on täiesti niisugune enda asi, on ju. Vaatame umbes niisuguse koha, mis on nagu kõige mitte midagi ütlevam. Aga noh, see on nagu ta on. Need kohad, kuhu sang kinnitub, karestame ära. Need ei ole teab mis kuivad, seega see on väga hea variant. Võtame ühe sanga, ma panen see põlve peale. Mul on üks voolimispulk, millega ma sangast panen, see on natuke puruks kahjuks, ma peaksin uue vaatama endale. Teised läksid meil sinna laste voolimisringi minu savipulgad, nii et mul oli neid päris mitu. Aga mulle jäi ainult üks puruks. Nii, märjaks, vesi vahele, karestatud koha peale. Noaga lõikan esimesel otsale õige nurga. Jutt on täna täiesti jama. Õige nurk. Mina panen tassi põlve peale alati. Panen sinna karestatud koha juurde, liigutan. Nii kaua liigutate sanga tassi küljes, kuni tunnete, ta läheb tihkeks, ehk ta haakub. Valite õige suuruse. Meil on nagu savitund. Õige suuruse, umbes täpselt. Kui esimene lõige ei ole kõige parem, pole hullu, teete uue. Aga põhimõtteliselt esimese hetkega liiga väikseks ei lõika. Et see on nagu tähtis. Lihtsalt mugav peab ka olema, et see on niisugune, et sang peab nagu sobima nii tassi vormiga, kui sellega, et ta peab olema nagu mugav käes hoida, et see on niisugune 2 ühes asja. Ja samas piisavalt õhuke, et ei teeks nagu see tassi hästi raskeks. Sest tihtipeale on sangad, need, mis teevad tassi raskeks käsitöö puhul vähemalt. Et sang on liiga paks ja midagi sellist. Alt otsa kinni, vormime kuju enam õigeks, samamoodi jälle põlve peale. Silume siike kinni, alumist otsad saab kõik panna kinni näppudega. On kohti, kus tehakse masstootmist, kus ei ole see nagu esteetiline küsimus nii tähtis. Siis tihtipeale pannaksegi siit alt kinni ja ongi olemas, läheb ahju, glasuur läheb vahel ja ongi kõik. Ta püsib küll, aga mitte tea mis hästi. Ma ei tea, kui ma jõuduga jõudsin, mul läks vahepeal nagu midagi. Tuli vahele siin, ühesõnaga mul on kolmas kruus nüüd. Kolmas tass. Et niimoodi järjest läheb. Kui ma normaalselt teen siin niimoodi oma ette, ma kujutan ette, et mul läheb ühe sanga peale, arvestame mingi 5 minutit. Et see on niisugune rahulikult tegemine, et ei ole nukest hullu tampi peal. Ja niisugune mõnus teha. Et lihtsalt see kuivatamisega peab olema ettevaatlik sangade koha pealt, et ärge kuivatage liiga palju. Et siis on see, et te murrate nagu selle sanga lihtsalt ära. Et painutades savi, on erinevad savid, mis on, osad on plastilisemad, osad mitte, aga tekivad mörad muidu sisse, et kui te liiga ära kuivatate, et niisugune, sest ta kuivab ise ka kogu aeg. Ta kuivab kogu aeg, et seda peab nagu meeles pidama, et kuna see sang on natukene kuivem, siis ma teen sellele ka karestan ära. Et seda ei pea tegema, kui savi on täitsa pehme. Nii, vesi läks vahele, samamoodi jälle põlve peale, liigutan ja surun. Samal ajal, kuni võtab tihkeks, painutan sanga õige kujuga. Tuleb lõige. Vaatan, et oleks piisavalt, kuhu kohta umbes kinni läheb, et ta läheks enam keskele ka, kui ei ole just vaja panna meelega tsentrist välja, mida on ka juhtunud, et on vaja nagu disaini poolest panna. Teise koha peale sang. Ma surun siit poolt,
ja alati, kui ma surun midagi kuskilt, siis alati seest poolt tassil toetame, et sein ei liiguks ja vorm ei liiguks. Et alati surumise hetkel seest poolt tuleb toetada, on ju. See on ka tähtis, et seda ei tohi ära unustada. Mis alguses võib ära ununeda kuidagi. Saaremaa looma- ja savitund. Nii, järgmine asi, vorstike, uss, mis iganes. Sükene väikene jupp, kastan veesest läbi, panen siia ülesse ühe riba, tõmban katki, uuesti veest läbi, alumise külje juurde täpselt samamoodi, kus on see ühenduskoht ja keegi helistab. Ja siis vormime ära. Tuli kõne vahele, pole midagi. Nii, ühesõnaga vorstid läksid ju paika, eks ole, ja siis need vorstid tuleb siruda siia vahesse ilusti. Peaasi, et see vesi seal vahel on, siia õhku vahele, savi läheb pehmemaks ja surub selle ilusti sinna vahele kinni. Ja siis on põhimõtteliselt etapp selline, et silumisaeg. Niiskes svammiga täiesti julgelt. Täpselt nii palju vett võiks svammis olla, et ta nagu voolama ei hakka, aga et ikkagi oleks vett. See omakorda niisutab kogu see savisüsteemisid ühtlaselt märjaks ja siis ta nagu haakub veel paremini kuivades, on ju, aga lihtsalt see, et ta võib voolata ka, aga siis on lihtsalt käed siin küljes ja siis on igatepidi jama. Et kätel oleks hea hoida, siis ei oleks seda vetsi vahele vaja otseselt. Silume ära, ülevalt poolt ma tõmban tavalise svammiga, nõudepesu käsna mul, et ei ole mingi fancy eraldi savi oma, mida müüakse ka, mis on hoopis kallimad, täiesti tavaline, poest ostate kõige mõistlikum ja siis on, kui mul seda varianti polnud, et on pulga otsas svamm, mis on siit, siis mul suured käed ja näpud on ja muidu saab tavalise svammiga siit ka teha ja kui ei saa, siis ma lõikasin lihtsalt tavalisest svammist endale ribad siuksed, et sai siia vahele ajada ja siis ära siluda. Aga noh, praegu mul on siukene pulga otsas svamm, millega on nagu see osa lihtne ära teha. Ja on ka olemas ja alati ma käin selle ülemise ääre ka üle, kui on vaja. Ja tassil ongi sang. Kõik 12 tassi on sangad saanud. Üldiselt minu savikoda on nii niiske, et seda ei oleks vaja teha, aga ma teen ikkagi. Seepärast, et see annab kindlust, et sangad jäävad väga hästi kinni. Üldiselt see sõltub hästi palju savist ka, et kas on hea savi või on natukene halvem savi, oma selles mõttes ühendamise koha pealt. Aga ühesõnaga, kuna mul ei ole kiiret nende tassidega, siis ma panen, kui oleks kiire, siis ma ei paneks. Panen kotid pähe neile, alt jääb nagu lahti, aga kott pähe, et niiskus ei eralduks siis nii kiiresti. Ja see on siis selle jaoks, et puhtalt aeglustada siis kuivamist. Ja kui me siis vaatame, siis ongi nüüd 12 tassi, kõigile sangad, kotid on pähe tõmmatud, alt poolt ikkagi õhk vaikselt liigub, kuivab ära, et ta võiks 2 päeva seista siin koti all, siis tõmbad koti pealt ära ja siis ta kuivab niimoodi, et see on sama savi, mis on siin. Siis ta kuivab nagu ühtlasemalt ja sang jääb paremini kinni. Et see on samoti sisaldus on sellel savil tunduvalt suurem kui teistel. Eks ta jääb natukene krobeline alguses selline, aga peale glasuurpõletust jääb hullult äge selles mõttes, et ma otsin kohe, kas mul on, kui mõni näide, siin on hele savi, mis on samotiga, tugeva samotiga, et siin on näha, et ta on nagu sükene tekstuur sees, aga samas ta on ikkagi glasuur teeb ta siledaks, et see on puuduhk siin peal. Et raskem on treida sellest, aga ta ei jää kuidagi muidu kare nagu selles mõttes, aga ta jääb nagu äge ja ilus. Et mulle meeldib, aga treid on jah raskem, et teeb tihti peale nõrgema nahaga inimestel käed katki lihtsalt, kui nad toetavad treipingi peale. Et see savi ise võtab enda sisse see samoti, aga kui sa toetad selle treiratta peale, siis selle ääre peale siia, siis ta võib nagu lõhkuda natukene nahka. Aga ühesõnaga, siin nüüd on 12 tassi, sangad on küljes, juba läheb pimedaks, jube ruttu läheb pimedaks. Ühesõnaga, nii kaua kuni on paks lumi maas, on külm, midagi tarka nagu teha õues saa, siis ma vahepeal proovin käia savikojas. Ja siis ma näitan teile ka. Nii on. Teile ka tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja siis ei muud. Tšau!